ei saa niipidi aru, et ma küsisin, mitu meest, mitu last, ütled 2 meest. Ma ei saa üldse aru. 1 mees ikka, 2 last. Aitab küll neid. Sain aru. Said aru, jah? Jah, kass oli ka või? 2. Kass. 2 kassi. 2 kassi. Kõik on paaris, 2 koera. Koerad ka? Jah. Kes nüüd kantserdab? Kui sa siin oled? 2 last, 2 kassi. Eks lapsed ja kõik kantserdavad, et... Aga koerad saab pissi käia ju. Üks on õues, teine saab toastud. Mul on ju lapsed kodus. Räägi aeglasemalt, palun. Aga ulmeks läheb kätte ära, jah? Ei saa nii kiiresti tutvustada. Ma ei saanud aru, mis ta ütles. See tuleb nagu kuskilt kaugemalt mingisugune kõla ainult. Õues, aga keegi ei käi õues. See tehnika ei taha mulle üldse täna tööd teha. Koostööd tähendab. Huvitav, et see kohe nagu nii kohe hakkab kohe mõjuma niimoodi, et... Tahad ka või? Ei taha. Mul on autoga koju nalja teete või? Siis ma pean see ükseks jääd. Saad ära minema, ega me siia üksi ei saa jääda, on ju. Eks ma pean ikka ära minema, jah. Mul on praegu laps üksi kodus. Annad on? 1-10. 10 aastane. Ma mõtlesingi, mis 1-10. Et nagu ma tahtsin 11 öelda, aga vara veel, et 10 on veel, et... Poiss või tüdruk on praegu kodus üksinda, jah. Aga ta saab hakkama selles suhtes, et üks lapsi tulebki eluks ette valmistada, mitte nii palju nünnutada ja pärast, kui lõpuks suureks saavad, siis see ongi see probleem, et ei saada elus hakkama tegelikult ja siin on ju saatesse ka helistavad väga paljud, et kuidas, mis läheb väga uimaseks ja hämaseks jutt. Ma hästi kuulsin praegu, kus juures oli just hea. Eks nad peavad jah, olema iseseisvad ka rohkem. Oot, ma leian meelde, kui vana teine on? 20. Laps? Poiss? 2 poissi? 1 poiss, 1 tüdruk. Ma ei saanud aru. 10-aastane poiss pidi olema ju. Tüdruk on 10-aastane. Jutki su põlaks kole. Ta ei saa üldse aru. Ei saa mitte midagi aru. Ükstagi paljasti nii august. Eks ta ole, jah. 2 last ma kordan üle. Tüdruk 10 ja siis poiss 20. Elate 4 Jah. Kus kandis? Tartumaal. Aga sind ära viib, kui sul on auto? Autoga. Seepärast ma räägingi, et ma ei tohi selline olla, et mul on vaja autoga veel sõita täna, et mul on võõras auto ka, et mul viisin enda autod ära remonti ja võtsin remondist teise auto, nii et ma pean selle ilusti koju jõudma. Et sellist asja ei saa ka küll praegu lubada. Aga see on väga... Ma see nimi meelde üldse. Elgita. Ütlesid üldse või? Jaa. Ütles ka või? Kirjutad mulle üles. Sa kaotad selle ära, sa mäleta, kui sa panid selle. Et üldse keegi sulle, issakene. Kuri mees kutsub koju praegu, et ei ole koju olla. Täna keegi ei helistanud ometi. Siin ei ole vaja, aga sa oled oma usalduse ära kaotanud. Ei noh, küll hakkab tulevad kõnesid ka, ma arvan, et ei ole hullu. Mina olen ka oma usalduse ära kaotanud. Mis tegid nüüd? Keegi ei tule ära. Keegi enam ei taha. Vaatavad mingi joodik, noh. Kes ükskord tuleb? Mitte keegi. Hästi uskumatu, kuidas see võimalik on. Vaatad praegu kõrvalt, mõtled, et issa, mõtlen, et hea küll, et mõtleks, et võib-olla mängid siin, aga kui ma nagu silma vaatan, et mõtlen enne oli siuke ilus siuke terane pilt ja nüüd on siuke ähmas selline
ähmased silmad ka lausa. Nii momente kohe läkski naksti, täiesti uskumatu. jah, ma vaatan sinnapoole ka, et siis näete ka küll ilusad silmad, mul pidi väga ilusad silmad olema. väga ähmased. On siis ilusad või? väga ähmased, jah. Tehke järgi. Ants on kõva poiss. Ma oleks vist selle katse pidanud täna kõige viimaseks jätma. Ja arvan küll, et niimoodi üks asi korraga on jumala normaalne, et ei tasu üle pakkuda. Ja seda küll, jah. Et noh, särk ei torma. Särk ei torma, on ju, ma ütlesin sulle. Ma räägin seda, kes pärast seda videot vaatab. Ma pean nõu andma, nüüd saab nõu ka anda. Saab. Sul ka nõu vaja. Mis see mure on? Ei, mul ei ole mingit muret. Mul ei ole mingit muret praegu. Palk on normaalne või? Palk on normaalne või? Kus kohas? Siin. Ma ei ole töölegi ette asunud, nii et. Kuna inimesed alati, kuna inimesed rahul on, mitte kunagi inimesed mitte millegiga rahul. Annad neile palka juurde, töötab natukene, siis on jälle vähe. Annad jälle juurde, töötab natuke, ikka vähe. Nii see elu kohe on, et mida rohkem sa maksad, seda rohkem sa tahad, on ju. Mis ta rääkis? Haksas midagi. Liiga raske teema jälle. Ei tea, ma arvan kiirelt räägib nagu itaallane. Ja veid kätega ka midagi mõistama. Ma mõtlesin, äkki sa saad paremini aru. Kui sa minu keelest aru ei saa, siis kätekeel enam. Keelastes ma seal ei. Et loll aru saaks. Aga ei tõesti, ikka mitte midagi, on ju. Ega ma kurt ei ole seda siita keelt. Aru ei saa ju, mis ma teen sulle? Sa pead aeglaselt rääkima, sa ei kuule. Mul selle lolliga räägitakse aeglaselt. Ma ei tea, mis teiega on, aga ma ei tea, minul on see pohmaku staadium täiesti jõudnud, et mul on suur ibedaks võivad. Mul ka. Kuulge, hakake jumala eest astuma sellepärast, et mul tunned, et mul hakkab... Ma ei ole kodu, kuhu minna. Ma tunned, et mul hakkab ka kuidagi see... Miks sa arvad, et mul kodu on? Kuidagi suu kuivama Ma ja... olen kodust ilma, tahab, ma räägin sulle, miks või? No, Ma tegin Access Consciousnessi nii. ja seal on pätid ja vargad. Võtavad kõik sul ära. Ma ei tee nalja. Kodu on ikka alles. Ei ole, müüsin maha. Ilus korter oli Raekoja platsis 4. korrusel vaatega Raekojale. Purskkaev. Enam ei ole. Tead miks? Pätid ja vargad, noh. Ausalt, noh. Rahapüramiid. Ja mina olen siin nüüd promanud nagu mingi viimane väärakust 3 kuud. Oi jah. Noh, mille jaoks? Selle jaoks, et mul on hüpnoos. Kõigil on hüpnoos, kes teevad Accessi. Aga mina ei saanud aru, et on. Sellepärast, et mina mõtlesin, et see vend on seal lollakas, et räägib, et on. Sellepärast, et... Oot. Mul hakkab teie jookist või ma saan enam aru. Ma räägin sulle aeglaselt. Et kes teeb parsi Nii. või kehaprotsessi, Access Consciousness, oled kuulnud? Olen küll. On hüpnoosis. Vot. Ja põhimõtteliselt oled sa hüpnoosis, et sa müüdki ise nagu need asjad siis maha. No need on vaja, et inimesed seda muudkui suurendavad. Selle jaoks, et saada, ma ei tea mida, võimu, munnipikendust, kindlasti munnipikendust. Okei. Ma räägin sulle nii nagu on, päriselt ka, sellepärast, et sa ei taha seda kogeda, mis mina olen üle elanud. See ei ole inimlik. Ma arvan, et ei See on taha atendaat, see on otseses mõttes. Võta peale. Ma räägin nagu, mis ma tahtsin siin saates rääkida, aga ma ei saanud, sest on kaine. Siis on siuke hirm on sees, et kui ma seda räägin, siis nad tapavad mu ära, tapavad mu pere ära. Noh, saad aru, hirm on peal. Hirmu peal asi käibki. Kas sa müüd seda või me võtame sul kõik ära? Selline hüpnoos on. Ma hakkasin siin vaatama, ja mingid kuradi koodid. Absoluutselt iga asi on koodi all. Mina arvasin, et see vend ajab mingit sousti suust välja.
ei aja noh, ma mõtlesin, et tal on mingi paranoia noh. Lasin lihtsalt ühest kõrvast sisse, teisest välja nagu mingi lollakas. Sellepärast, et mina olen ju haritud inimene omast arust. Mul ei ole kodu enam, aga ma mõtlesin, et ma olen juhke, vaata, et mul on haridus. Ma olen haritud, on ju. Noh, haritud. See on nagu, kuidas ma seda lihtsalt ütlen. See on nagu sõltuvus. Noh, sa ei saa nagu enam normaalne olla. Sa pead kogu aeg neid peapunkte tegema. Kui sa ei tee, siis sul läheb tuju ära, siis sul läheb energia ära. Sa oled nagu augus siis täiesti. Ja siis öeldakse niimoodi, et see on teadlikkus. Kaidi Karilaid, kes vaata, Kaidi Karilaid, ma tervitan sind, sa oled viimane munn. No on ju haige inimene, noh. Müüb asja lihtsalt 200 eurot tervisearvelt, saad sa aru, tema seanss on ju. Teeb tšiki-priki enne niimoodi, mis teine õpetab. Teini tead, jah? Ja ikka. Tead, tein hiir, see munn, see väikse tilliga venna. Ega ma taga maganud ei ole, aga see on niuke, ma tean, et on, siis on see kompleks, noh. Võimu on vaja. Kellel on väike munn, ma ütlen kõigile, et minge perse. Sellepärast, et kompleks inimene ei suuda enam olla normaalne, vaid siis on vaja lihaseid pumbata, siis on vaja raha, siis on vaja võimu, sellepärast, et oleks mingigi normaalne tunne. Jumal teatud, mul mees ei ole. Naisel natuke lihtne, paned tissid ette ja ongi tutt on kõigil samasugune, ei pea mingit muretsemist olema. Aga mees, noh, õudne, ma küll olla ei tahaks. Kahju on vaja. Ma ei saa aru, kas see on mingi geenimutatsioon või miks kõik peab olema nii ebavõrdne, noh. Sa ei saa ju niimoodi elada, noh. Ma küll ei oleks rahul, kui mul oleks mingi väike munn, mul oleks mees, noh. Ma saan selles suhtes aru, aga see, et seal on rahapüramid taga, seal on väga suured rahad. See on nagu energiate äravõtmine. Te toodate meile energiat, lammas on ju see lammas lihtsalt, kes läheb ja tambib, et temal on depressioon. Vot, tule siia, ma teen su 2 päevaga korda, on ju, aga vaat hind on seal 1000 millegagi. Sõidad kuskile, maksad, lapsehoidja oled maksnud ja hotelli ja kõik, sa saad diplom, sa oled nii, noh, räägivad sulle, et sind on nii vaja, tein, ma tervitan sind. Ma olen nii palju seda juttu kuulnud. Sind on nii vaja, sa oled meie aare, sina oled teistmoodi, see on kõik see ajupesu. Te olete nii vajalikud, te olete erilised, te olete välja valitud. Te olete ainukesed, kes millestki aru saavad. Te olete lollakad tegelikult. Mina olen ka lollakas olnud. Müüsin oma korteri ära, saad aru, mis ema siis juhka on. Mul ei olnud mitte ühtegi senti võlgu peal. Lihtsalt sa lähed täiesti hüpnoosi. Sa pead käima teil koolitustel, sest muidu sul on halb olla. Miks sa seda korteri maha müüsid, siis seda rahaga tegid? Ma võtsin laenu. Mul ei olnud laenu, ma võtsin kallist, ma võtsin laenu. Et käia koolitustel. Koolituste pärast. No ja siis laen ma tagasi maksta. Mul on alati lapsed esmatähtis. Kodu, ma olen nii palju vaeva näinud, et mul kodu soetada. Kas mingi normaalne inimene, ma olen ülikoolist sotsiaaltöötajaks õppinud, hakkab mingit kuradi laenu oma peaga võtma või? Tule taevas appina. Selline intress on ju, kui sa ametlikult tööl ei ole, on ju, et siis noh, elad hirmus mitu kuud, et kus ma seda tagasi saan, on ju. Sugulased sõimavad, kõik sõimavad. Kuule, see on ohtlik värk, sa ei saa aru, et sul tehakse ajupesu, et mis eufoorik sa siuk oled, on ju. Ei, hihihi, ahaha, paned seal mingid, ma ei tea mida, on ju. Ja siis, kui ükskord vaatad, et putsi, see ongi nagu, ma ütlen putsina, jumala ropult ütlen putsi, täielik sõltuvus. Sa oled nagu narkomaan. Mida rohkem sa seda teed, seda halvem sul on, sellepärast, et kui sa seda ei tee, sul ei ole energiat. Ja siis, kui sa hakkad vaatama niimoodi, et mis asi on, et ma ei saagi nagu normaalselt, noh, kiilud kinni täiega. 2,4 aastat olen ma täielik zombi olnud. Otsid kogu aeg, mis viga on, miks mul jõudu ei ole, miks mul ei ole jõudu kodus koristada. Nüüd oli niimoodi, et saad aru, viimase piirini on ju, ma näen ju neid, kui mingi selge hetk ma näen teini, ma näen kärit, siis on mingi Toniel või mingi leht. Mõtlesin, et siukse asja välja vaata, et paneme koodid kõikidel asjadel taha. Absoluutselt, iga kanal seal ütled, et kuidas saab minna veel paremaks, kui see tegelikult on tapa mind, tapa need, mind ei huvita enam midagi, ala siuksed koodid on all. Kui sa hakkad vastu, need aktiveeruvad. Kui sa oled lammas, toodad neile energiat, siis sa saad kõik, sa saad anded.
sa saad mehed, sa saad kuradi naised, sa saad raha, kõik töötab, ideaalselt töötab kusjuures. Ideaalselt noh, kes hakkab üldse kahtlema, et noh, näiteks minul oli niimoodi, et no jõua. Saad sa aru, kui seda venda ei oleks, ma oleks surnuajal. Eelmine saade siin eelmine nädal oli niimoodi, et sama õhtu mul poissi saanud hakkas koputama, ei järgmine hommik, sama õhtu tal hakkas halb, hakkas koputama, ei jah, noh, hakkasin talle ravima nagu onju, sama õhtu hakkas halb. See teine näeb absoluutselt kõike, mis arvab, tal ei ole siin mingid noh, kitupunnid onju, need Kaidi ja mingi müü, söödekrein, ma tervitan sind ka, mine vittu noh. Tema oli esimene, kelle koolitusele ma läksin, 1000 euri umbes, Rootsi leht. Issand kui tore, mina müün siin ennast. Noh, vaatad, et kuradi lõbus inimene vaata, et tahaks ka lõbus olla, noh, selle peale mängivadki, et depressiivsed inimesed roomates lähevad, otsivad, onju, aastuses abi, onju. On uus oma viimase vara ära andnud, peaasi, et mul hea oleks, onju, mul oli deprekas. No, ma ütlen ausalt, mul oli deprekas. Ma 2 aastat antidepressante söönud. Ma ei taha üksik ema olla, mis seal mulle meeldib üksi olla. Aga miks mul meest ei ole, miks see Access ei ole mulle andnud mitte midagi enam? Miks ei ole, noh? Kus siis on see, noh, vot, kus on see jõud? Miks mina saan aru, kui sitt see on? Miks teie ei saa aru? Ajupesu on selle asja nimi, puhas ajupesu. Mul on õde psühholoog, tark inimene, ma olen väga haritud perekonnast. Kõik ütles, et kuule, sa ei paista enam normaalne, noh. Mis kuradi eufooria, et sa lõpeta ära, et see on ohtlik, noh. Sa viid kõik oma raha sinna roomates ka, noh. Viisin oma lapsed sinna, noh. Mõtlesin, ma olen mingi maailma kõige parem ema, noh. Ja siis hakkas siuke tunne, et seda on nii palju, need kehaprotsessi on mingisugune, noh, 60 tükki või. Sa pead neid kogu aeg tegema, siis on meil jätkukoolitus. Sa pead neid ka tegema. Mõtlesin, et no kurat, nii ei saa, ma istun kogu aeg, hoian käsi peal, onju. Noh, siis teen veel parsi ja teen lapsele ja teisel lapsed, kuna ma elan siis nagu, noh. See on teadlikkus, sa pead kogu aeg korrutama, saadan tagasi, päev otsa, mõtled, no see on debiiliku asi ju, kes käib ringi nagu tein, sa oled debiilik, ma tervitan sind. IQ on nagu mingi kuradi hernes, noh, haige mees. Tõesti munn oled, noh. Kahjult eesti keelest aru ei saa, aga ma arvan, et ta saab siit energia kätte. Kärri vähemalt on aus, noh. Ütles kohe koolitusel, mul on väike munn, vaata, ma peangi kõike õppima, et olla kõva mees, noh. No see pumpab lihaseid ja plainib naisi ja siis on see müü seal kepib temaga ja siis on veel mingid, ma vaatasin selline. Selle jaoks, et oled nagu vaata siuke kuulud kuhugi, noh, see on sekt. Üks on see kuradi eestvedaja, siis teine on see talalakkuja ja siis on mingid jüngrid, onju. Aga kuhu raha läheb? Teini taskusse. Mis arvad, et sina näed seda raha või? Tutkid sa näed? Ta oled lihtsalt ori. Kui sa ei tööta nendele, siis sa oled nende vastane. Kui sa oled liiga kõrge IQ-ga, et sa hakkad küsima, et kus sa saadad selle, et saadan ära tagasi saatele. Noh. Ma ei uskunud, siin rääkis, et tema naine suri sellepärast, et üks nõid saatis nagu kuskilt, onju. Noh, nüüd ma näen, et mida ta on võimeline tegema, onju. Ja kui haige mina olen, ma ei saa inimesi vastu võtta, mis arvab, mul raha või? Ei ole, mu isa peab mind üleval. Inimesed helistavad, mul ei ole jõudu vastu võtta. Sõna otseses mõttes ei ole ja kogu aeg tuleb hüpnoosiga pähe. Kõik on hästi, pole midagi, kõik on hästi. Et sa ei saa aru, kui halb sul on. Mul ei ole ohutunnet olnud. Esmakordselt täna, kui siin panin selle kuradi kütlemise asja, mis siin peale panime, et nagu muidu on niimoodi, et tuleb siuke litakas siit, et sa oled nagu latna. Noh, rünnak. Tekkis hetkeks ohutunne. Mul ei olnud mõistus siin mingi, ma ei tea, noh, eelmine saade mul ei jutt pooleli. Õhtul hakkas pojal halb, paha. Hommikul ütleb, mul on paha, normaalne või? Noh, okei, läks magama, hommikul ta sind rääkida. 10-aastane poeg ei saa sul rääkida. Kus see fucking Access aitab? Ma teen kõike ära, saatmisi asju, panin talle käed peal, läksin siis parsi tegema, et noh, kehaprotsessi ka veel otsa on ja tunned, seest on nagu kivi kõva. Mitte üks energia ei liigu. Kutud ette või? Siuke paanika, et sure ära, noh. Midagi ei liigu, mis toimub. Tunnen ju sukse asju.
kokutab, räägib midagi aru ei saa, kokutab lihtsalt. noh, seisab, kokutab. Vot niimoodi räägib. Sõnu väga lõbus on. Jõudne. Ja siis hakkas mulle see külge. Helistan, küsin seal mingid paanika neid homöopaatia terasid Tallinnast, Raku Mineraale. Rääkida ei saa. Vot niimoodi tuli suust välja. Tahate ka samasugust olla või? Väga keegi saab teist aru küll siis. Väga äge on küll. Ja ikka ei tunne, et ohtlik oleks. See on kõige hullem, et sa ei saa üldse aru, mis pasas sa oled. See ongi kõige hullem, et mul on 2,4 aastat on mitte midagi, raha ei tule, isegi kui Madis kutsus mu siia. Inimesed massiliselt helistavad, paluvad, võta vastu, on ju. Ma ei võta vastu. Tahad võtta, aga võt, mõistust ei ole. Siuke tunne on kogu aeg, et mul ei ole jõudu, mul ei ole jõudu, mul ei ole jõudu, mul ei ole jõudu. Ma ei võta isegi nii palju vastu, et öelda viisakalt, et ma olen haritud inimene. Mul on isa justiitsminister olnud. Ma olen haritud inimene. Siis istud mingis sükses sitas, nagu oleks mingi vaimuhaige. Isa arvab, et mul ei olegi kõik korras, et kuidas ma saan valida midagi siukest väärakat. Ma olen kõikide oma suguvõsa liikmetega tülis. Nad arvavad, et ma olen mingis pätikambas. Ja mina olen kogu aeg see, kes raiub, et oi, minu haridus siin solvat, et mis mõttes, et mõtlesingi, et nad on ebaintelligentsed, noh. Võtsingi pähe, et isa on lollakas ja hakkasin vihkama. Õde on lollakas, et keegi ei austa mind, kuidas nad aru ei saa. Mina olen see kuradi naiivne sinisilmne lammas, kes ise aru ei saa. Et sa oled mingi eufooria ja hullumaja piiril kogu aeg. Kui sa seda ei tee, sa oled surnud. Sul jookseb juhe kokku. Kaidi teeb mingi 1000-eurose koolituse on ju 4 päeva. Ta ei saa seda koolitust isegi ilma parsita välja vedada. Lõunaaeg on tal inimene jünger, kes talle teeb parsi. Sind lehma tervitan ka. Sa oled mingi talalakku ja täiega. Ma ei kannata üldse mingid kuradi nõrkasid inimesi. jah. Käisid pappi saab, noh. Ja siis see kuradi Monika, noh. Siin ma tervitan ka, pall Monika. Ma tegin siin reklaami, saatsin inimesi. Ta on jumala pohhuisust. Mis sa arvad, et kui mul on halb, et nad ei näe, kui halb mul on, mis sa arvad, et keegi on tulnud küsima, et kuidas sa ennast tunned või? Käid seal tema juures, on ju vastu võtud tambid mingi njuts. Sa arvad, et ta mingi hoolib või? Sa oled lihtsalt mingi raha põrsas, noh, kust raha välja võtta. Sa ütled, et kurat, mul ei ole raha, mul ei ole tööd, mul on juhe koos, räägid, mis toimub. Kahju küll on ju, noh. Me käisime koos, õppisime koolitajaks. Me oleme haritud mõlemad, olime Doctor Entity koolitusel Amsterdamis, on ju. SOP-d tegime tema juures kaheksid, ta ei võta mind põrdsena. Need on väga kallid koolitused. Sa oled leht tema jaoks, lihtsalt üks leht. Okei. Kuule. Ega siis rikas ei salli vaest, jumal hoidku, kus te aru ei saa, mingi rikas nagu Kaidi või Monika hakkab mingi... Madis tahab siin rääkida selle telefoni vastu praegu. Jaa. Okei. Jah. Okei. Vabandused selle pärast, mis siin oli, et see on energeetika. Ainult 2 sõnumit jäi vastamata. Aitäh, sa oled nii armas. Tšau. No. Mina ei salli valetamist ja valetajaid ja tapjaid ka ei salli. Kõik, kes te tahate Accessiga liituda, te olete mõrvarid, see on otses mõttes. Kõik see sitt, mis te kuhugi saadate, lendab suvalisse kohta.
Teile öeldakse, aetakse puru silma, et oi, see ei olegi oluline, kuhu see lendab, noh. Et ei ole, noh. Ollikene, et sa said ju kõik muud anded ja sa said just siuksed anded. See pimestabki ära. Issand, mul on ülivõime järsku, ma kuulen teiste mõtteid, noh. Pole ju oluline, noh. Unustan ära. Teine inimene ei hakka üldse mõtlema, kuhu see lendab, nagu Monika Palm. Sa teda huvitab, kuhu see lendab. Tema IQ ei küündi sinna poole. Tervendaja ei tohi raha võtta, sellepärast, et see on teise röövimine. Mina lähen kas või auda kaevama, et sealt võtan paranduse välja või mängin lotot. Mina ei võta enam mingit raha, sellepärast, et see on haige, see kühveldab lihtsalt kellegi tervise arvet, see on debiilik. Te arvate, et siuke inimene aitab teid, kellel ei ole IQ-d nii palju või? Ta on ainult raha veel väljas. See on nagu mingi endine jurist või endine ärinaine. Ma ei tea, noh. Mõtle ise peaga, noh. Ta hoolib inimesest või? Ta hoolib luksusest, kallis inimene. Ta ütleb niimoodi, et kui sa ei ole nii suurt papivõimeline välja käimas, sa ei võta vastutust lihtsalt, noh. Sa pead rügama rohkem, noh. Siuke hea värk, siuke hästi küll. Madis tahab kokku panna siin kola, et lähme laiali. Ei ole vahest võtta äkki nii. Mul on lapsed peaaegu surnud, kuradi tütar sügelab täna jälle, onju. Mis sa arvad, et see on mingi nali või? Jalad valutavad, 12-aastane. Ma ei mäletanud ilmine, mul jäi jutt pooleli, ma selle lõpetan kähku ära. Siis kokutasin mina, onju. Noh, sain sellest jagu. Ütlesin, saadan tagasi, läks ära. Saatsin, ma ei tea kuhu kurat, onju. Siis hakkan sõitma mingi lapsele kooli järgi. Ma kohe lõpetan ära, ma tean, et sul laps ootab. See on väga oluline, sest ei saa aru, kui ohtlik see on, kui ma seda ära ei räägi. See on lihtsalt räige. Lihtsalt Tartu linnas bussijaama juures, Start oli vastas, järsku tuleb siuke tunne, et ma ei tea, kus kool on. Hakkan nutma, kõik läks hästi selgeks. Tõmbasin tee äärde bussipeatusesse, helistasin hüsteeriast põhimõtteliselt Ants Krossile. Nutan, ma ei tea, kus lastekool on. Mitte midagi ei tunnetki, et nüüd on hullumaja. Sükst asja ei ole olnud, kui sa lihtsalt nagu tunned, et sul mõistus ei tööta või väsinud, sa mõtled, et mina teen midagi valesti, sellepärast mul ongi nii halb olla, et ma ei vali õigeid endale panuseid nagu. Kui sa ei mäleta, vaat siis võtab junni jahedaks. See tegi mulle mingit kosmilist värki onju ja see taastus. Kui ma poleks helistanud, ma oleks kirtus. Ja nüüd oli jälle mingi päev, 2 korda hakkas sama asi pihta ja tundsin, mu tütrel hakkab sama asi pihta. Sa ei tea, sul antakse mingid hüpnoosipõhiselt, et mu lapsel on mingi gangreen ja mul on mingisugune emakavähk, mida üldse ei ole. Räägib lihtsalt mingi kuskilt tein sisse sulle, sa kuuled seda, ütleb, et ma olen sinu ema, ma ütlen, sul on ju emakavähk, siis sa programmeerid endale selle. Ma olingi paanikas mitu päeva. Võtsin isegi Johannesega kontakti, et mul on emakavähk, isegi tema kinnitas, et jah, on küll. Tema on ka programmeeritud, sest mingit vähki ei ole. Kogu aeg tuleb juttu pähe, mis ei ole minu oma. Oleme ära. Ma olen väga tänulik, Ants, et sa oled elupäästja ja teie, kes te olete zombid selliste süsteemide pärast, on osa hullumajas, mis see TM, mis see kuradi meditatsioon oli, jah? TM, jah. TM meditatsioon, nüüd ma usun sind, ma ei uskunud mitte midagi, noh. Ma olen ju Aldes lillelaps, noh, käin Indias ja nuusutan lilli ja liblikaid, noh. Joon tekiilat, minul on mingi pohvel, mis kuradi raha ja võim raisk. Ma hoopis teistsugune.